Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videos me loome H5P sisutüübi nimega Advanced Fill the Blanks. See H5P sisutüüp võimaldab lünkülesannete loomist. Õpetaja saab valida, kas tegemist on RIP-menüüga või klassikalise lünktekstiga. Selles ülesandes on kasutatud RIP-menüü, millest õpilased peavad valima õiged varianti. Ma alati soovitan ülesannet ette valmistada tekstiredaktoris. Mina kasutan Microsoft Wordi, aga saab kasutada mingit teist redaktorit. Lüngad tuleb tähistada 3 või rohkem allakriipsuga. Ja ärge pange ülesande lahendusi teksti. Nii et mul on siin juba ette valmistatud tekst ja lüngad on tähistatud mitme allakriipsuga. Sisupangast klõpsage nuppu lisa ja valige Advanced Fill the Blanks. Nagu tavaliselt siia läheb meie ülesande pealkiri. Vajadusel võite lisada pilti või videot. Ja siia võib lisada ülesande kirjeldust. Ja siin on igaks juhuks juhised inglise keeles ja siia tuleb siis küsimuse tekst. Ja kui on soovi, siis saab seda teksti erinevalt vormindada. Paksuks teha kaldkirjaks ja saab siis keskele paigutada paremale, vasakule ja nii edasi. Ja siia tuleb siis sisestada vastuseid. Ja esimese küsimuse vastus on doesn't speak. Nii et panen õige vastuse siia. Nüüd peate lisama valed vastuseid ja neid peab lisama veel 3 tükki. Nii, mul on siis 1 õige vastus lisatud ja 3 valet vastust. Nüüd ma pean lisama vastuseid teisele, 3. ja 4. küsimusele. Teen pausi ja lisan vastuseid. Ja nüüd palun vaadake, et mul on 4 küsimust. Ja igale küsimusele on lisatud 1 õige ja 3 valet vastust. Lähme siis edasi. Kuna see on algajate kursus, me ei võta need snippets. Sellest ma räägin järgmises kursuses. Ja saab kindlasti anda tagasisidet. Näiteks lisame veel 2 komponenti ja jaotame need numbrid ühtlaselt. Siia ma kirjutan try again. Siin on almost there ja siin on well done. Lähme siis edasi. Käitumisseaded. Ja siit valige the user selects from options. Et kasutaja valib RIP-menüüd. Ja need alternatiivvastused, mille on valed vastused. Muidu võib valida õiged vastused, teiste küsimuste õiged vastused, aga kuna meil on juba sisestatud valed vastused, siis me valime selle esimese valiku. Ja seda me ei muuda pärast, et meil on ainult 3 alternatiivi, aga kui teil on rohkem kui 5 alternatiivi, siis te võite panna 4, 6 ja nii edasi. Jätame selle nii nagu on ja ongi kõik, salvesta. Ja palun, see ülesanne on valmis. Ja nüüd ma näitan teile, kuidas seda ülesannet saab ümber teha, et seda RIP-menüüd enam poleks, aga õpilased peaksid vastust trükkima. Vahetame siis muude peale. Ja kuna siin võib olla 2 õiget vastust, me peame lisama alternatiivi. Ja alternatiivi me lisame siis kaldkriipsuga. Sama siin. Siin ka. Ja siin. Ja lähme siis alla. Ja siit me muudame selle valiku. The user types in the answer. Nii et õpilased peavad vastuseid trükkima. Ja kui kasutajad teevad kirjavea, siis seda võib aktsepteerida, anna kasutajale hoiatust või seda saab pidada tavaliseks veaks. Ja nüüd vaatame nuppu salvesta. Ja nüüd ma pean siia kirjutama õiget vastust. Ja pange tähele, et mina kasutan erinevaid alternatiive. Siin on täisvastus ja siin on siis lühike vastus.
ja vajutame check kontrolli nuppu ja palun, süsteem kontrollib ja ütleb mulle, et mul on kõik vastused õiged. Tänan vaatamast, head aega!